Suitsetamine, liigne alkoholi, lembuse rämpstoit jätab vaieldamatult oma jälje. Aga millise? Võtsime 3 noort Eesti naist ja vaatasime, millised nad umbes nii 20 aasta pärast eelpool mainitud pahedega patustades võiksid välja näha. Marta, millal sa hakkasid suitsetama? Väga noorelt. Kui noorelt? Ma pean kõikide Eesti inimeste ees nüüd tunnistama. No aga sa praegu ei suitseta ju? Ei. Millal sa maha jätsid? Aasta saab jaanuaris. Kuidas sa tunned ennast pärast maha jätmist? Kõrvale jäetuna. Kuidas nii kõrvale jätta? No sest need tähtsad uudised jõuavad minuni hiljem nüüd. Kas ennem oli niimoodi, et siis suitsetajad said kuidagi uudised varem kätte? No on jah, seal kambas ikkagi need, kes suitsetamas käivad, need kuidagi saavad kiiremini sõpradeks ja see tikuvahetus või suitsu küsimine kuidagi ühendab inimesi. Me tegime pildi, mis siis peaks välja nägema sinu moodi 20 aastat hiljem, ütleme 20 aastat hiljem, kui sa oled nüüd suitsetanud kogu aeg. Minust on päris nunnu. Et sööka sobiks või? Kas see kuidagi mingil moel mõjutab sinu suitsetamist või mitte suitsetamist? Sa enam suitsetaja? Ma loodan, ma ei hakka suitsetama. Ma tegelikult tahaks olla selline pühapäeva suitsetaja, kes saab vahel endale lubada ja ei pea kogu aeg suitsetama. Mis juhtub temaga näiteks 10 aasta pärast tema näonahaga? Näonahk muutub selliseks hallikaks. Kortsud tekivad kindlasti sügavamalt kui tavapäraselt. Ja see nahk näeb välja selline hapnikuvaene. Nii et suitsetamine võtab hapniku ära verest, mis omakorda mõjutab näonaha tekstuuri? Kindlasti. Piret, milline sinu toidulaad välja näeb? No ma püüan ikkagi selle laua üsna tervislikult katta enamjaolt. Et enamus ajast ma ei söö rämpstoitu, aga ma ei keela endale ka. Et kui mul ikkagi suur isu peale tuleb, siis ma lähen Hesburgerisse ja ostan sealt endal 2 juustuburgerit ja söön neid suure mõnuga. Ja ma arvan, 2 korda kuus ma ikka külastan mõnda Burgsi restorani. Aga friikartuleid näiteks sõin ma üleeile. Kui sa sööd erinevaid asju, siis head toitu, gurmeetoitu, rämpstoitu, kodutoitu, kas sa mõtled, kuidas see su välimust mõjutab või mis see sul teeb? Ma arvan, et natuke ikka mõtlen küll, jah, sest et tõesti, et iga päev ei lubaks endale rämpstoidu restorani minna. Me tegime sest pildi, kus sa oled liiga palju rämpstoitu söönud, milline sa siis umbes nii 20 aasta pärast välja võiksid näha. Noh, väga põnev. Ja, näita mulle. Mis tunded enne pildi vaatamist on sul? Sa kardad? Ei, ma ei karda, ma olen hästi põnev. Okei. Mulle tundub, et kui ma söön liiga palju rämpstoitu, siis minust saab mees 20 aasta pärast. Ma arvan, et see ei ole seostav. Oi. Hirmus. No kui rääkida inimestest, kes näiteks tarvitavad sellist ebatervislikku toitu või meie uus termin rämpstoitu, kuidas see avaldab mõju? See annab kõigepealt halva enesetunde. Inimene on pidevalt nagu vaevas, kurnatud, väsinud. Kui peale sööki jääb niisugune väsimus ja raskus, siis tegelikult see toit ei olnud sinu organismile hea. Ja kui seda pidevalt tarvitada, siis on tuvastatud, et rohkem on vähkkasvajaid, vähki haigestumist just soolestiku poolt. Ja just see halb enesetunne, mis pidevalt on, et sellega lõpuks nagu harjutakse ära ja ei teatagi, mis tunne on olla heas enesetundes. No ma ei ütleks, et see rämpstoidu söömine nüüd eriti seal näonahale mõjub. Ta mõjub ikkagi rohkem inimese kehakaalule, et nendest inimestest saavad ilmselt ülekaalulised inimesed. Taina, kuidas sinul on alkoholiga lood? Kas tarvitad? Jaa. No kui palju sa tarvitad? Vähe. No kui palju on vähe? No kui on väga kiire tööperiood, siis üliharva. Ma ei suuda lubada tööd ja napustamist. Aga selline õhtusöögi ajal paar bokaalit punast veini näiteks on väga okei minu jaoks. Tegelikult veiniga on niimoodi, et soovitatakse, et sa võid juua sellise koguse kord päevas ja 4 päeva. 3 päeva nädalas peaksid vahet pidama
ja päevas võid sellise koguse juua, see on siis noortele naistele ja see on siis nii-öelda madal risk, aga see on juba väikene risk. ahah, okei. No siis ma olen siin madala riski pool. Mis juhtub noore naise tervisega siis, kui ta alkoholi tarvitab liiga palju? Alkohol kahjustab väga maksa ja hiljem väga paljud ütlevad, oleks ma seda teadnud. Sest maksakahjustus tekitab jälle edaspidi elus tõsiseid seedehäireid, üldorganismi kurnatust, varasemat surma, haigestumist kasvajalistesse haigustesse. Oleneb sellest, et kui vana inimesega siis tegemist on, et kui seal 25 ja liidame siis ütleme 10 aastat juurde, no võib-olla, et paistab välja oma eakaaslastega võrreldes, võib-olla ka mitte eriti. Aga jah, seal võivad olla siis sellised kuperosa ilmingud, see tähendab seda, et naha all on näha siis sellised väikesed laienenud kapillaarid, põsed punetavad, nina võib ka punaseks minna. Nii et ja nahk on ka kindlasti selline väsinud ja tuhm. No me tegime sust ühe pildi. Lasime teha siis sinust umbes nii 20 aastat hiljem, kui sa liiga palju alkoholi tarvitad. Appikene. See pole hull, natukene meike ja siis saab katta. No mis sulle meeldib, mis ei meeldi selle pildi juures? Ei no nad silmaalused on muidugi, aga see on tead, ja silm paistes punane nahk. Ma ei tea, kortsud vist sinna veini juurde või alkoholi juurde väga ei... Noh, see tuleb iseennast ka või äkki natukene vähem. Kas sa ootasid hullemat? No, ma ootasin hullemat. Ma mõtlesin sinna, ikka sinna poole. Et täitsa siis alkohooliku? Ja. No see oleks umbes 20 aasta pärast, kui sa siis tarvitad rohkem kui see kogus, millest me rääkisime. Ütleme poole rohkem või midagi taolist. No mis ma olen siis? 48. No pole paha, ma ütlen. Ei ole üldse paha.